tere tulemast tänasesse vlogi. Kus me oleme Liis? Oleme Stockholmis. Jee, väike minitrip. 36 tundi või 38 tundi või mis öeldakse? Nagu öeldakse kuidagi niimoodi, äkki kui sa oled nagu... No, ütleme, et 2 päeva peaaegu. Siuke täpselt. Ma ütleks juba, et nagu traditsiooniline, sest me käisime eelmine aasta oli Varssav. Nagu mõtlesin eelmine aasta, mõtle kui palju nagu aega. See oli eelmine aasta. Ja siis me oleme traditsiooniline tundub, jah? Jaa, nii tore. Siuke... Loodame, et me leiame natuke jõulutunnet. Siin peaks küll olema mingi mega palju neid jõulutruukisi ees. Ja... Kas sa oled reisist väsinud sulle? Ma olen nii väsinud. Ryanair treatis meid hästi, pani meid nagu mingi 20 rida teineteisest nagu vahelt. Hea, et me ikka need tagasilengupiletid ostsime koos istutega. Ostsime või? Jaa ju, vaatame. Ma olen nüüd hirm. Aga seda saab muuta ka või? Mingi sama. Tšekkides neil saab või? No. 23. Jaa! Ongi. Ja ma olen 23. Oota, kus meil sama koht on? Aga sul näitab minu oma Liis, olletisse minema mingi... Meil on sama koht! Oh my god! Ma oli juba mingi, et siin on mingi eksitus. Suur eksitus. Näe, kus on 3 meet? Kas me oleme siis ikkagi? Jah. Ja ma võin sulle anda aknapoolse koha. Igatahes me tripime rongiga. Me just ütlesime mingi 10 minutit tagasi, et kindlasti me ei lähe rongiga. Nagu kes läheb rongi või bussiga ja siis meie 10 minutit hiljem istume siin. Aga nii mõnus, siuke avar ja vaikne. Et see takso oli enam-vähem sama hinnaga, aga sõitis mingi topeltajaga või mingi isegi 3-kordse ajaga. Ehk siis üllatamise ennastki sinna. Täiega. Ma olen väga excited, et meie hotelli näha ja värki. Aga sa vaatasid ikka pilte või? Jaa, ma tean, et see on väga... Ma olen see trip-planner meil seega. Jaa, ma olen täiega see, et... Passenger seat princess. Vaata, tihti ikka elus ei saa seda, kui tavaliselt oled see, kes kõike planeerib. Siis on tore vahelduseks teist rolli võtta. Aga Risto soovitus. Ai, see oli ka... Tahtsin öelda, et selle soovitasid ju sina, aga... See tuli TikTokist. See tuli TikTokist, jah. Ikka. Kust mujalt? 4 tundi annab tunda. Sa makkasid ka 4 tundi. Mul ei tulnud üldse und ka alguses. Ja siis ma ärkasin juba mingi 4.50 või 4.50. Siis me viime sulle ka ärkida. Jaa, ma mõtlesingi, et huvitav, kas te ärkate veel varem. Natukene. Aga ikkagi lõpuks veits nagu plaanitust jõuds meile. No ei, hästi läks. Kõik siiamaani on sujunud. Ja eks me varsti update neid. Mu käsi on ju väsinud juba. Ei reaalselt oluta. Reaalselt. Aga väga tore girl strip coming up, nii et ootsin. Tule meiega kaasa. Otsustasime jalutada ja nüüd me oleme märjad nagu kassid, aga me jõudsime hotelli, vaatame, kus me saame. Kas me saame sisse või saab asjad ära panna? Saimegi oma hotellitoa kätte, nii tore, et ma sain varem check-in. Väga siuke tore tuba, väga boutique vibes, aga see ongi siuke boutique hotell vanalinna ääres või? On vist vanalinna? Jaa, ma ei tea neid piirkondist üldse, aga no väga lähedal ikka. Et tundus väga äge siuke hommikusöök, mida me saame nautida ja jah, ongi siuke hea jalutuskäigu kaugusel, et nüüd me varsti lähmegi sinna
Linna kanti või ma ei tea, me lähme kuskile avastama, et meil ei ole nagu väga pikk maa siit. See oli mu jutu point. Ja kell on nüüd 11 päeval. Siuke tunne, et nagu läks magama. Mul oleks ka siuke tunne, et ma ei tea, siin on nii sombune ka, et nagu olekski lihtsalt mingis udu sees. Ja jah. Loodame, et mingi hetk ärkab üles, aga nii palju ilusaid aknaid me nägime juba. Oh my god, kõik on nii ilus. Nagu selles, et ma ei saa aru, miks Tallinna vanalinnas ei võiks nii äge olla. Ei tea. Ilus. Iga aken. Oh my god, jälle ilus. Nii et nüüd me saame rahulikult asjad siia jätta, suured asjad ja minna nautima ilusat Stockholmi. Head isu siis. Väga isu äratanud. Vaatame, kui ma välja näeb kupujus. Oh, kui mõnus. Ka nii. Järsku on nii pimedaks läinud õues. Me käisime... Mida? Sa ütlesid mulle. Issand, nii pimedaks läinud. Jaa, on küll. See on mu... Kas sa ei ole ise ära tundnud mu vlogimishäält? On või? Tore. Igatahes käisime mõnes poes ja noh, nii palav lihtsalt nende talveriietega käia. Aga mõned asjad saime ostetud. Nüüd oleme siin uisuplatsi juures. Ja kuna jah, tõesti kohe läheb pimedaks, siis me naudime seda viimast valget hetke. Ja meil on juba kell 16:30 õhtusöök, nii et varsti saabki juba sinna liikuda ja pärast näitame teile toas ostega. Mis on õhtusöögiks? Ütleme, et päris varaseks. Pigem jah, varaseks õhtusöögiks. Meil on kell 4:30 õhtusöök, aga arvestades meie 4 tundi und. See on lihtsalt perfekt. See on väga ideaalne praegu. Lihtsalt ootan, et süüa midagi head. Jalanood. Need on kohvris. Kohver on seal. Süüa midagi head. Juua midagi head. Ja siis käia läbi poest. Issand ruuku. Ja tulla tuppa lihtsalt. Kõikide vlogmässe vaatama. That's my plan. Off we go. Nii maitsevad. Ja me tulime nii ägedasse kohta õhtust sööma. Meil on ainult head valitud. Viimasel ajal sellel päeval. Täna on väga hästi leid. Kas sa päevas vahe ütlesid, me käisime? Ma vist ei rääkinud sellest. Liis paneb need alla sinna kommentaarivisse, et te saate lugeda Descriptionis. Täpselt. Ma ei tea seda YouTube'i maailma, vaata ma olen iga võimalik. Unustatud. Aga Liis paneb raudselt kindlasti tõesti väga täiega. Ja homme on veel eesmärk leida kõige paremad siis nagu need klassikalised lihapallid. Mis on nagu Rootsi suke. On ta rohkust või kõige? Sa ei saa olla nagu Rootsi. Jah. Nii et vaatame, kuidas läheb ja mis veel homme toitudes. Mina ei söönud täna kaniilisai. Lennujaamas jah sõid. Aga kindlasti võib-olla sööme kuskil head kaniilisai. Ma olen väga impressed, et sellised kohad nagu siis tavaliselt. Okei, me tegelikult ka nagu selles suhtes. Me natuke otsisime, aga me ei pannud, et me peame kindlasti siia tulema. Pigem ikka väga kauis flow olema. Aga meil läks nii hästi, et nagu
me julgeme soovitada. Aga üldsegi, siis kui me käisime Poolas ka ju. Siis me käisime ühes ja samas restoranis. Nojah, siis me vist juba teadsime. Aga ma ei mälgi sa lõunid. Kas tahad öelda, et meil lihtsalt nagu dream team oli ja me kõige paremad söökohad. Seda ma tahtsingi öelda. Ja vahel paneme Kanadasse laua ja näiteks. Hommikust. Käes on meil laupäev ja te kujutate, me oleme nagu 2 vana inimest. Eile lihtsalt, meil oli õhtusöök 4:30 õhtul onju. Siis me lõpetasime õhtusöögi kell 7 vist. Ja me juba läksime kell 9 magama. Aga reaalselt see oli nii mõnus. Sest me olime ikka nii väsinud. Ma pole vist väga ammu olnud nii väsinud, kui ma eile olin. Ma lihtsalt terve päev mõtlesin, et ma panen need silmad kinni kohe ja niimoodi see läks. Aga me saime ikkagi nagu päris palju asju eile ära teha, mis oli tore. Ja oligi siuke mõnus päev. Ja nüüd meil on siis täna tagasi lend kell õhtul 20:45. 20:45. Kõrvuti kohtadega. Seekord. Ehk siis jah, terve päev on meil veel siin Stockholmi sees ja käisime just söömas. Nii hea hommikusöök, aga nii kitsas oli seal, et see oli nagu väga huvitav experience. Rootsis on kõik kitsas. Jah, siin on lihtsalt, ma ei tea, siin on jah, nagu kitsad tänavad ja kitsad igast asjad. Rahvast on palju. Rahvast on palju jah. Aga ei, siiamaani on väga tore olnud ju. Ja nüüd valmis paneme ennast. Pakkima peaks hakkama. Ja seda ka, ma võidin teile näitama osta eile ju, mida ma ei teinud. Aga üks asi on mul seljas. Uniqlost ostetud tavaline bluus ja mulle meeldib see, et siin on nagu, kuidas selle kohta ma ütleks, et rinnahoidja on nagu sees. jah, nagu rinnahoidja on siia sisse tehtud või ma ei teagi. Et palju mugavam, eriti just heledate bluusidega. Väga mõnus. Täiesti tavaline bluus, aga mul nii tihti tööpäeva hommikuti see tunne, et nagu nii külm on, et tahaks lihtsalt mingi pikka bluusi ja pükse ja ma oleks nagu mingi hullu shoppama tulnud siia, aga tegelikult ma ei tulnud. Me ei tohiks üldse shopata, meil pole nii palju ruumi. Reaalselt ma mõtlesin, et nagu tore on, et me siin rohkem aega ei ole, sest me suutsime ühe päevaga nii palju raha raisata. Siin on nii uskumatu see, et sa maksad kogu aeg mingi sekkides või kroonides, mis asja need on. Ja siis sa ei saa kunagi aru, palju sa kulutad. See on kogu aeg minu meelest. Kui on mingi imelik valuuta, siis üldse ei taju neid hinda lihtsalt. Aga mis me veel ootame? Mis ma sealt Uniqlost veel ostsin? Mis on tegelikult täiesti selles mõttes emotsiooni osta, et ma ei plaani mingit püks osta. Need on siuksed nagu natuke villasemad. Aga need lihtsalt istusid nii ilusti ja mul on täiega see probleem, et mul ei ole töö juures mingeid mugavaid riideid kanda, et nagu vahepeal ma tunnen lihtsalt, et ma pean mingi kogu aeg sättima ennast selle kontoritooli peale, et mul oleks mugav. Et need on siuksed klassikalised tööpüksid. Aga ilus siuke pruun värv, mida te praegu siit väga vist ei näe. Ja siis see pole küll mulle, aga õde tahtis seda sulejopet saada. Seda ta mõtles, et ta saab kanda oma mantlite all. See pidi mingi häkk olema. Ja Uniqlost pidi see nagu legendaarne jope, mida siis nagu mantlite all kanda, et ta annab sulle siukse sooja kihi ja see käib üliväikseks kokku. Saad seda nagu mingi kokku pakkida.
ja noh, kui me juba seal olime, siis ma mõtlesin, et ma pakun, äkki ta tahab. Ja siis me ostsime Handraga mõlemad jõulutähed endale. Mul on selline. Jaa. Näita palun. Siia poole. Very pretty. Nagu siit ei näed üldse nii ilus välja, aga nagu minu meelest Akna see oli peal, täpselt see, mida ma akna peal olin. Oh my god. Nii on ilus. Mis veel ostsid? Minu hauri aeg on nüüd või? Siis ma ostsin sinna tulekese sisse mingi lambikese ja Liis ostis mingi 1 000 000 euro eest patareisid seal. Tegelikult ei tea praegu, palju nad maksid. Siis me käisime ühes mega ilus kommipoes, ma loodan, et Liis tegi mingi klippe seal. Midagi vist tegi, jah. Palju maitsed komme. See on minu meelest täiega nagu jõulu see läheb mingi kommipoodi. Jah. Aga oota. Täitsa pakkisin ära. Otsin. Oota, seda ma pean küll mõtlema. Oota, mul on ka mingid kommid. Siukseid asju oli seal mega palju. Jaa. Ilus on see. See on siuke kampsun, et see nagu peale vaatad, siis see tundub lihtsalt kampsun, aga siis kui Andra selle selga pani seal poes, ma olin mingi okei. See on väga ilus. Ja sul on vaja seda. Näita enda asju. Muidu ma mul ei olegi rohkem. Kõik või? Okei. Oota, see on ka ilus. See meenutas mulle seda Maybe brändi. Ja sealt ma raatsin midagi. Tegelikult isegi raatsiks, aga seal on shipping nii kallis. Anyway, continue. 2 pilatese sokid. Sest minu meelest Eestis neid on mega vähe. Jaa. Nagu, et sa ei lähe just mingi poodi ja ilusaid. Nii, et siis mõtlesin, püksid Uniqlost, sest seal on kõige mõnusamad püksid minu meelest ka just nagu tööl lähe niimoodi. Mul juba ühed on. Nüüd ma siin ühed veel. Nüüd that's about it. Joo ei või. Just nendest rohkem midagi. Ma ei tea, aga siuke tunne on küll, et nagu ma oleks räigelt asju ostnud. Jah, sest et meil ei ole nii palju ruumi. Jaa, meil on üks kohver, ma ei nagu... Jah. We are traveling light. Me oleme Ryanairiga. Sellepärast me peame Me paneme kõik riided selga lihtsalt. Jah, mingi miljongi. Me tahtsime seda ju kapuutsi, aga seda ei ole ka mitte üheski poes praegu näinud, kus me eile käisime nagu, mis on väga weird. Aga me hakkame nüüd varsti ennast valmis panema. Ja täna on nii vihmane ilm, kui eile oli siuke, et noh, veel kannatas ära ja ei olnud nii hull. Siis täna on vist veel vihmasem. Ja noh, unistus oli, et äkki detsembri alguses saab siin Stockholmis lund ja kõik on siuke tore, jõulune. Siis tegelikult siin on ikkagi sama siit ilm nagu Eestis. Ikka pole hullu. Ja minu jaoks oli täiesti ületav see, et nagu päike läheb siin tund aega varem looja. Kui te praegu mõtlete kodus, et issand nii varem päike loojaks, siis mõelge selle peale, et Rootsis on veel varem. Tund aega veel. Siin on ikka väga hull elada, ma arvan. Ja noh, kuskil veel põhja pool on ju veel... On sul läheb? Neil polegi vist jah, valget aegu. Reisi. Tahad öelda, miks sa stressis oled? Mina ja stressis või? Mis teed siin? Üritan mõelda. Mul on lihtsalt kõik pildid täiesti erineva valgusega. Sinine. No ma ei saagi ju midagi teha, sest et... Mingi imelik. Mida sa räägid? Nii mõnusad pildid on kõik ju. Me ei teadnud, kas me hakkame storitama ja postitama või me lähme linna ja siis ma hakkasin tegema siis okei, eks ma siis teen ka. Muidugi ma panen mingit päev hiljem, siis on juba nagu igav, kuidas üks postitab ja teine postitab. Siis ma ütlesingi, et ma nüüd abiks sulle, paneme koos üles. Stockholm, Sweden. Mis me muusikaks? Siis see asi käib niimoodi ja siis sa valid pool tundi laulu ja siis sa valid pool tundi captioni. Aga update'ina oli see, et meie asjad mahtusid kohvrisse ära. Liisikott on punnis täis, minu seljakott on seal, aga vähemalt kõik asjad saavad koju viidud, on ju Liis?
Pane selle. Me tulime, lõitsime ühe fotobuusi. Väga huvitav experience. Nii lahe. Tere! Kuna Liisi taha rääkida siin nagu rahvas, ma räägin tema eest. Sa pead kõvasti rääkima, muidu ei kuule. Okei, ma räägin Liisi eest. Me tulime siuksesse kohta nagu Traditional. See on siin vanalinna osas. Ja minu eesmärk oli selle reisi jooksul, et ma pean sööma lihapalle. Ja siin me nüüd oleme. Vaatame, kuidas nad maitsevad. Väga tubli. Ja ma võtsin mingid kartuli tamplinid. Ma tegelikult arvasin, et need on nagu krõbedad väljast, aga väga huvitav igatahes. Tee teist testi nüüd. Videos. Jaa. Appi kui hea. Ma ei usu. Nagu päriselt. Ei ole nagu ikka lihapall. Ei, see on nagu lihapalliga. Okei, vau. Ma tahan sinna tagasi tulla kunagi, see on nii hea. Proovin oma seda nüüd. Mul on siin liha sees. Tuhu. Neist on nagu mingi pelmeen. Aga kartuliga. Noh. Huvitav. Aga mitte halb. Mitte halvas. Hoitakse ka mingi traditsiooniline söögi sinna. Õnne. Ütle nüüd bloogile ka üks tore asi reisist. Üks tore asi reisist. Mulle ei suutnud öelda. Suutsin küll! No, ma ütlesin, et minu meelest oli tänane lõuna, sest et see oli nii traditsiooniline. Ja või nagu mulle üldse meeldis see, et kui ma muidu olen hästi siuke, et ma planeerin kõik asjad ette, kuhu ma lähen, mida ma teen. Restokohad on ette bokitud, siis meil oli ainult üks õhtusöökoht ette bokitud ja ülejäänud me tegime just niimoodi, et ma ei tea, lähme siia, teeme seda. Et see on nagu väga minu mugavustsoonist väljas, aga mulle nagu väga meeldis see. Ja mulle meeldis see, et ma olin seekord see travel princess. Minul oli maps, minul oli hotell. Sa kogu aeg vaatasid, kuhu minema peame ja siis ma lihtsalt mingi lähme. Ja on väga tore. Selles mõttes, et nagu saime kõike teha ja puhata, magada ka. Täpselt. Täiega mõnus. Aga nüüd tahaks kunagi täiega. Nii haige isegi, kui sa oled mingi ma ei tea, mitu tundi ma korra olin. 36, ma arvan, tuleb kokku. Enam-vähem või? Isegi selle ajaga tekib siuke tunne, et okei, ma olen valmis koju minema. Ei, aga see oli nagu, kui nad olid 2 nii pikka päeva, siis see tundus nagu nii palju pikem reis, kui ta tegelikult oli. Ja me olime juba enne seda nagu, et väsinuna tuled reisile. Ja siis see vesitab sind. No mõlemal päeval on ju mingi 20 000 sammu. Et ma vaatan kohe. Täna on, miks te näete, 18 467 ja eile oli 22 000. Väga hull. Väga hull. Lihtsalt spiikis niimoodi, spaikist on. Ma tegin siuke, jaa, need pildid. Kõige nunnumad. See oli ka üks lemmikuid asju tegelikult. See oli küll. Kuigi see oli väga hektiline ja sa ei oska südant teha, siis see konkreetselt näitab meie generatsiooni mõõt. Kui me muidu seda ei tunne, siis see, et sa ei oska südant teha. Mina teen lihtsalt nii, nagu on õige ja traditsiooniline. Mitte mingi, ma ei tea, mis. Ei no ma kunagi tegin ka seda nagu niimoodi, aga see tundus nii vale ja niimoodi tuleb palju ilusam süda. No, mida see niimoodi? Need teised võivad kõik olla. Niimoodi, seda sõrme sa üldse ei kasuta, niimoodi. Vaatagi, kas süda kohe. Ma ei saa. Okei. Oli tore, et vaatasid. Thank you for spending time with us. I hope you enjoyed it. Lähme koju nüüd. Tšau. Tere tulemast selle vlogi jätku.
ma olen suutnud see aasta kuidagi täiesti müstiliselt vlogida, mul on tunne eriti siin aasta lõpus, et pole nagu mingit algust, mingit lõppu, kõik lihtsalt on väga kaootiline. Aga ma loodan ennast parandada järgmine aasta. Igatahes käes on 12. detsember, ehk siis reisist on möödas kohe varsti nädal. Ma mõtlesin suure suuga, et ma vlogin veel pühapäeval ka ja ma vaatasin kaamerasse, ma ei olnud mitte midagi vloginud, aga ma praegu lähen tegelikult viin auto nii-öelda parandusse või meil käis see auto teisipäeval hoolduses, kus meil läks mingi 7 sotti ja siis mingid jupid olid puudu tegelikult, mis on vaja ka ära vahetada ja mul läheb täna vist veel mingi 6 sotti. Nii et jäi, et see kõik juhtub jõulukuul. Nagu tõesti super. Minu meelest ma nagu kogu aeg käime selle autoga hoolduses, kogu aeg maksame mingeid jõhkraid summasid ja ma ei tea, me oleme siin vaikselt arutanud ka, et vist oleks nagu varsti aeg see auto välja vahetada. See on juba suht vana auto ka, kuigi kõik nagu töötab väga hästi. Ma armastan seda autot, see on nii mugav, see on nagu kõige parem auto, millega ma olen sõitnud, aga lihtsalt võib-olla oleks aeg. Igatahes mul on siin kohv kaasas ja ma siiralt loodan, et ma saan nagu ära oodata seal koha peal, kuni nad selle jupi ära vahetavad, sest teisipäeval ma pidin nagu taksoga tagasi tulema koju ja siis taksoga veel sinna uuesti autole järgi minema ja see oli mingi mõlemad otsad olid 20 €. Et nagu I'm not in the mood veel lisaks 40 € kulutada, et ma üldse saaks selle auto sinna viidud, sest nad kolisid nagu kuskile laagrisse. Nii et jah, tere tulemast siia toredasse reedesse. Arvuti on kenasti kaasas ja alustame seda nädala viimast päeva. Õues on praegu mingi täielik lörts, aga teate, see lörts on ka parem kui täiesti puhas vihm. Nii et iga väike valge kübe on success. Ütleme nii, et see päev ei läinud üldse nii, nagu ma ise lootsin ja arvasin, sest kohe kui ma auto ära viisin, siis mulle öeldigi, et läheb mingi 1 või kella 2-ni. Ja siis ma reaalselt mõtlesin, et mida ma teen ja ma üritasin nagu kui te oleks lihtsalt näinud. Ma olin liiga nagu ärebil, et seda jooksvalt filmida, aga ma nägin, et mingi Bolt Drive on 10 minuti kaugusel seal ja siis ma mõtlesin, et okei, 10 minutit pole eriti hullu, et ma jalutan selle autoni ja siis ma saan vähemalt mõnusalt nagu koju tulla ja pärast järgi minna autole ja väga mõnus nagu variant tundus. Ja siis see, kuidas sinna Bolt Drive'ini oleks pidanud jalutama, nagu ma hakkasin seda juba tegema, sest ma ei saanud alguses aru ja seal olid reaalselt nagu ainult maantee ääres, nagu oligi maantee. See oli lihtsalt maantee, mida ta näitas, et kõnni jala. Ja no maantee ääres jala kõndimine eriti nagu ahvatlöögil ei tundunud, et ma nagu üritasin mingid lõigata kuskilt ja siis ma satsin kuskil üldse mingi ehitusplatsile, kus oli väga sopane ja lihtsalt see oli väga suur hassle ja siis ma mõtlesin, kuidas ma siit üldse nagu minema saan, sest see laagri nagu enamus inimesed ilmselt teavad, kus on laagri Maxi Market või siis Coop, kui sinna laagri kanti sisse sõit on täpselt selline, et seal ei ole mitte ühtegi nagu võimalust jala liikuda ja ma leidsin siis lõpuks mingi bussipeatuse, kus ma lihtsalt ootasin ja mõtlesin, mida ma teen ja ma otsustasin lihtsalt takso tellida ja sõitsin taksoga sinna Coopi poodi, siis ma mõtlesin, et siis ma vähemalt olen nagu siin samas lähedal, et 3 minutit autoga sõita on see Coopist sinna, kus meie auto hoolduses käib ja nagu jala täiesti võimatu liigelda. Aga jah, siis mõtlesin, ma nagu ootan, et see ei tundunud nagu nii pikk aeg, et mida istuda, et olen kohvikus, teen tööd, sööngi vahepeal lõunat ja mis iganes. Ja siis ma lõpuks, kell oli mingi 3 saamas ja mõtlesin, ma lihtsalt ei jaksa enam passida. Ja siis ma tellisin takso ja läksingi sinna auto kohta
järgi ja õnneks just siis oli auto valmis saanud. Aga jah, ma olin terve päev nagu kodust ära ja tegin kuskil kohvikust tööd ja siis üritasin mingi videokõne teha niimoodi, et mul polnud isegi klappe peas või nagu kaasas. Ja siis ma üritasin kuskil poes teha mingit kõne, sellepärast et see oli ainuke vaikne koht ja ühesõnaga täiesti väsitav oli see nagu pidev ärevus, sest noh, see polnud nagu üldse mugav tööpäev. Ma mõtlesin, ma ei suuda ikka veel ennast kokku võtta, nii et näitan teile ühte väga põnevat pakki. Siin on kaua oodatud trenniriided ja tellisin minu meelest reaalselt novembri alguse poole selle paki. Ja siis neil oli ka vist mingi sale käimas. Ja päris kaua tuli see pakk, aga ma isegi väga ei mäleta, mis siin on. Ma ei ole mitte kunagi Able'ist midagi tellinud. Ja üldse neid trenniriiete brände on nagu nii palju tekkinud, nagu hästi palju on siukseid lahedaid, et nagu tahaks igalt poolt midagi tellida, aga need asjad on ikkagi suht kallid, kui sa tahad nagu mitut asja korraga osta. Aga esimesena on meil siin nii ilus värv. Oh my god, kui cute'id need on. Sellised jõusaalis käimiseks retuusid ja oh my god. Siin on päris hästi aru saada nagu mingi kvaliteedi vahe ikkagi. Et ma tellisin samal ajal ka Women's Bestist, mis oli vist suht palju soodsam koht. Sealt on ka mul ühed nagu väga-väga lemmikud retuusid nüüd, aga see kvaliteedi vahe sellega on päris tuntav. Need muidugi tunduvad mega lühikesed, et ma ei tea, kas ma ikka nii enesekindel kunagi olen, et nii lühikeste riietega jõusaali minna. Aga väga nunnud siiski. Aga sellega koos siis võtsin ühe sportsbra, ehk siis need on nagu väike set. Mul ei ole nagu üldse komplekte, sest ma tavaliselt ei raatsi tellida neid asju koos. Aga siis siuke matchiv lilla spordirinnakas. Ka tundub väga mugav. Ja kuigi jah, ei ole üldse suvi, siis jõusaalis trenni tehes ikkagi minul hakkab vist nii palav, et ma pigem eelistan ikkagi lühikeste riietega olla, kuigi ega ma olen nüüd võib-olla mingi 2 korda käinud lühikeste pükstega, sest ma olen lihtsalt liiga siuke self-conscious olnud siiamaani, et kuidagi väga hirmus on lühikeste pükstega, aga vaikselt harjutama. Oh my god, ma ei mälestanudki, et ma tellisin endale dressipüksid. Ehk siis trenniriietest olidki ainult need 2 asja ja ülejäänud on loungewear ja sellised altlaiad dressipüksid, kuigi mul on ka ühed ainukesed dressipüksid, mis mul praegu on ka altlaiad suht samas lõikega. Ma ei tea, need tundusid nagu veel mõnusamad ja need on väga palju pehmemad. Need tunduvad mingi megapikad, nagu isegi ei saa neid kätte võtta ilusti. Aga hästi ilus on see hall toon ja tunduvad väga cozy'd. Ja siis võtsin siia ka matchiva pusa. See on üks asi, mida ma ootsin kõige rohkem, sellepärast et kui ma praegu hommikuti trennis käin, siis mul on alati see, et ma tahan midagi sooja kohe selga panna. Et kui lähed hommikul sinna külma autosse, siis nagu tahaks mingit sooja asja. Aga selline hall pusa siis. Ja taga on ka see Able logo. Minu meelest see komplekt oli mingi veits soodukaga, sest muidu see pusa ise on juba minu meelest nii kallis. Et jah, päris hull on osta neid komplekte minu meelest, aga ma tahaks olla täiega selline inimene, kes kannab igast dressikomplekte ja trennisettide komplekte, sest need on kõik nii ilusad alati. Aga jah, ma tahtsin lihtsalt selle paki lahti teha, et ma saaks nagu natukene veel seda õnnehormooni endasse, et see reedene töö ära lõpetada.
ei tea, kui kaua me selle kauni valgusega siin hakkama peame saama, sest ma ei kujuta ette, millal ma need lambid ära tellime. Igal pool on praegu need kõige klassikalisemad. Lihtsalt mingid pirnid on laes. Aga kell on saanud 6:30, ma panin just vlogi ülesse, et läks natuke aega siin peale tööd. Ja ma ei tea üldse, mida teha, ma tahaks täiega nagu pesemas ära käia, sest mul on alati peale tööpäeva siuke tunne, ma tahan lihtsalt mingit värskust, eriti kui nädalavahetus, ma tahan lihtsalt cleanse myself sellest töönädalast ja siis oleks palju mõnusam siin kodus olla, aga ma mingis mõttes mõtlen, et äkki tahaks täna sauna teha. Samas ma olen suht kindel, et me pigem võtame selle nädalavahetuse, me oleme suht iga nädalavahetus saunas käinud. Et siuke mõnus rutiin on see, ehk siis võib-olla ma ikkagi käin ruttu pesus ja siis hakkan siin vaikselt köögis toimetama, sest mul vaja mingid panid asjad ära pesta. Mul käisid kolmapäeva õhtul sõbrannad külas, ma tegin neile õhtusööki ja ma ei ole siiamaani neid asju ära koristanud, sest eile ma lihtsalt ei suutnud mitte midagi teha. Nii et võiks nagu korra majja luua ja siis vaatame edasi. Ma arvan, et meie nädalavahetuse plaanid on sellised väga pigem rahulikud, et mul on vaja päris mitu asja ära filmida ja lisaks sellele ma tahaks korralikult kuristada, nii et need on tegelikult juba 2 suurt asja, mis võtavad palju aega ja siis peaks ka jõulude peale mõtlema. Nagu peaks reaalselt jõulukinkide peale mõtlema, kuigi me peres ei tee mingeid suuri jõulukinke, me teeme tavaliselt mingid loosipakid või mõned aastad me pole üldse midagi teinud, me pole veel kokku leppinud, mis me see aasta teeme. Ja siis Markoga ka me alguses mõtlesime, et me ei tee kinke, siis ta vahepeal vihjas, et tal on mingi mõte. Ja nüüd ma siis mõtlen, et mis ma ise kingin. Ja ma ei tea, kõikide sõbrannadega on ka praegu siuke nagu vaikne kokkulepe, et ärme tee jõulukinke, et pigem lähmegi kuskile, teeme mingi ühise tegevuse, et kuidagi mulle tundub viimasel ajal, et see on nagu palju väärtuslikum kui see, et mingeid asju kinkida, sest ma tunnen, et me oleme kõik nagu nii täiskasvanud, et kõik ostavad omale mingid asjad ise ära ja siis sa pead nagu täiega mõtlema ja leiutama, et mis siis kinkida. Et jah, ei tea veel, kuidas täpselt läheb sellel aastal nende kinkidega. Aga lihtsalt mõtlesin, et kui midagi tellida, siis see nädalavahetus on viimane aeg, kui seda teha. Aga jah, ma ei tea, ma arvan, et ikkagi valin endale mingi pidžaama välja ja siis see valgus ja siis ma arvan, et jõuab Marko koju ja hakkan köögis toimetama. Vahepeal juba õhtusöögi ära. Tegin just täna tuunikalapastat. Tahtsin ära kasutada need asjad, mis mul üle jäid pasta tegemisest kolmapäeval. Nii et jah, sain ära kasutada ja väga hea pasta tuli. Ma panin oma uue pusa selga, sest mul oli vahepeal nagu siuke jahe olla. Ja ma lihtsalt tahtsin proovida seda ja see on nii mõnus. Aga nüüd ongi täitsa õhtu käes. Ma siin joon glögikest ja hakkame võib-olla vaatama mingit sarja või mingit filmi ja siis ma ei teagi, lihtsalt chillime ja puhkame ja nii siuke mõnus kuidagi lõpuks siuke puhkehetk peale järjekordset töönädalat ja väga mõnus vibe ja muideks mul on praegu pooleli üks väga mõnus jõuluraamat. Ma ostsin sealt Stockholmi lennujaamast tegelikult ka ühe jõuluraamatu, aga kuna mul ei ole magamistoas mitte ühtegi nagu öölampi ega mingit väiksemat lampi, millega lugeda, siis ma ei saa seda õhtuti lugeda, sellepärast et nagu magamistoas on kottpime. Nii et siis ma ostsin Kindle'isse ka ühe jõuluraamatu ja selle nimi on The Christmas Bookshop
ja see on sihuke Edinburghis toimuv tegevus ja mingi vana raamatupood ja siiamaani tundub nagu mega cute, et see on täpselt sihuke lihtne jõulu lugemine, nagu ma tahtsin. Ja see teine jõuluraamat on ka nii palju, kui ma olen saanud seda lugeda, päris tore. Et jah, ma ei tea, minu eesmärk sellel aastal oli 30 raamatut, et ma suht palju jäin maha sellega, sest see üks fantaasiasari, mis ma olen siin lugenud, see on nii pikkade raamatutega. Nüüd ma võtsingi see aasta lõpus siuksed kiired jõuluromansid, et saab kiirelt läbi lugeda ja siis uuel aastal uue hooga. Aga ma ei tea, kas ma siia vlogi rohkem midagi vlogin ausalt öeldes. Kui ma ei vlogi midagi siia, siis aitäh, et vaatasite vlogi. Loodan, et oli huvitav meie väikest Stockholmi reisi jälgida ja näeme juba järgmises videos. Tšau!